miski siin elus ei tule kergesti. Alates sellest hetkest, kui me siia ilma sünnime, hulga kahjulikke baktereid, viiruseid ründavad meie ihu, ebasoodsad asjaolud tabavad või võivad juhtuda. Sealt edasi kogu elu on tegelikult üks heitlus, võitlus eesmärkidega, võitlus läbi väsimuse. Raskused tulevad, inimesed ei mõista meid, asjaolud lähevad viltu, asjad venivad. Mis iganes jõud väljaspoolt ja meie sees meile vastu seisavad ja me peame pressima nendest läbi. Meil on võitlus meie lihaga, meie patuloomusega. Meil on võitlus kuradiga, kes seab igasuguseid lõkse ja rünnakuid meie elu vastu, nagu Paulus ütleb, et meil pole maadlist liha ja verega, aga taevaluse kurjuse vaimudega. Ja meil on võitlemis selle maailma vaimuga. Need jõud ja ahvatlused, kiusatused, mis sealt tulevad ja millega me kõik oleme kokku puutunud. Ja kuigi elus on palju heitlusi ja võitlust ja tegelemist raskete asjadega, vastuseisudega, olen ma leidnud, et meie suurimad võitlused selles elus on võitlus Jumalaga, kus Jumal maadleb meie loomusega, püüdes kujundada meie tahet. Ja meil on ka ülestähendus Piiblis, Vanas Testamendis, Esimese Moosese raamatus 32. peatükis, kus Jaakobil on võitlus Jumalaga. Ja see võitlus kestab terve öö ja selle tulemusena Jumal õnnistab Jaakobit. Aga samuti lööb tema puusaliigese paigast, et sealt edasi Jaakob lonkab, kui ta oma vihasele vennale Eesavele vastu läheb. Ja üks põhjus, miks elus on nii palju heitlusi, on ilmselgelt sellepärast, et see teeb meid sõltuvaks Jumalast. Teiseks, see puhastab meid seespidiselt, meie motiivid, meie väärtused, meie eesmärgid. Samuti see heitlus paneb meid kasvama ja lõppeks Jumal samuti testib selle kõigega meie tõsidust. Sest kui me oleme tõsised, siis me pingutame edasi ka siis, kui kõik asjaolud meie vastu seisavad. Need võitlused ei ole mitte juhuslikud. Nii et sõbrad, olge julgustatud, meil tuleb need võita, olge vahvad usu võitluses.